Tervist! Täna on meil siis saatekülaliseks Külli Vunk ja proovime rääkida sellisel teemal nagu buy versus build ehk siis kas ehitada ise asju andmemaailmas või osta neid teenusena sisse. Tere Lauri! Tere Külli! Tere Kristo! Tere Külli! Tere! Sa mainisid enne salvestama hakkamist just, et sul on äriarenduse taust. Et kuidas sa üldse andmemaailma juurde jõudsid? Jaa, väga põnev teekond on olnud. Ma arvan, et ma olen oma professionaalses karjääris alati olnud hästi uudishimulik ja tahan alati midagi paremini teha, paremini saada. Ja äriarenduses ma olen olnud erinevates valdkondades ja tegelikult üldse taust ja haridus on logistikas ja tarneahela juhtimises. Aga kui sa oled selline kirega ja uudishimuga töötav inimene, siis ma arvan, et kõik projektid, millega ma olen kokku puutunud, tulevad üpris edukalt välja. Ja selleks, et projektid edukalt välja tulevad, on sul vaja ka teada, mida andmetega teha, mida analüüsida, kus kohas kasutada ümbrikumatemaatikat ja kus minna siis hästi peenelt juba häälestama oma ärivõimalusi. Ja minu teekond siis oligi nii, et aastal 2022 alguses tuli siis minu tooaegse organisatsiooni juhtkond minu juurde ja ütles, et kuule, et sa oled nüüd meil siin teinud seda asja ja siis sa oled teinud toda ja kolmandat ja selle projektiga hakkama saanud ja siin nii palju kõiki asju teinud, aga et tundub, et sina oled nagu üks nendest vähestest inimestest, kes päriselt oskab andmeprojekte nagu teha, kes oskab neid tellida, kes oskab neid kokku juhtida ja sellest väärtusest sealt andmeprojektist ka meile äritulemust tuua. Mis sa arvad, äkki sa võtad andmetiimi juhtimise üle? Ja see oli täpselt niimoodi, et oota, mida? Ma ei tea koodi kirjutamisest väga midagi. Keskkoolis sai Turbo Pascalit õppida ja see oli mu kõige mitte lemmikum aine peaaegu. Et võttis sõnatuks, aga teades iseennast ja enda nii-öelda väärtusi ja sellist sisemist kirge, mis mul on, siis selline uudishimu ja õppimine on alati minuga kaasas käinud. Ja ma tegelikult tollel lõunasöögilauas, kui tollel hetkel siis finantsdirektor seda mu käest küsis, ma tegelikult teadsin vastust. Aga rahuliku eestlasena ütlesin, et las ma mõtlen. Ja sealt juba tegelikult edasi läks tee suhteliselt kiirelt, et võtsin rolli vastu, ehitasin siis majasisese meeskonna üles, meie tööoperatsiooni nii-öelda protsessid, strateegia, inimesed, värbamised ja saime sellisest paari inimese analüütika meeskonnast siis 12-liikmeliseks meeskonnaks. Ja üheks siis suureks projektiks oli seal ka siis, ma ei teagi, Kristo, mis on hea termin, on-prem vastele, et siis nii-öelda koha peal paiknevast andmelaast siis pilve kolida. Et see oli siis ka üks selliseid suuremaid projekte pärast seda, kui me meeskonna ilusti käima saime, mis meil läks tööle, pluss siis tegelikult kogu 500 000 pluss kliendibaasi juhtimine läbi andmete. Et need olid sellised kaks nagu suuremat suunda. Ja ma arvan, et ongi sellise minu kire ja hoolivusega ja sellise julguse pealehakkamisega siis ühel hetkel pöördus minu praegune tööandja minu juurde ja ütles, et kuule, sul on väga põnev profiil, et sa nagu tead äriarendust, sa teed turundust, sa oled tooteid ehitanud, tooteid lansseerinud, sa oled suuri kliendibaase juhtinud, sa oled kliendisuhteid juhtinud, aga sa oled nagu andmete inimene ka ja kuuldavasti oled sa päris hea ja päris okei tiimijuht ka. Et mis sa arvad, et äkki tuled ja astud nüüd natuke sammu rahvusvahelisemas äris edasi. Ja see on siis see teekond, kuidas ma siis läksin juba teist andmetiimi siis juhtima. Ja nüüd tegelikult ongi ta rohkem andmeinseneride meeskond kui siis sellise võib-olla klassikalise majasisese andmetiimi juhtimine. Tundub, et seni ei kahetse? Ei, mitte, ei kahetse. Et väga põnev. Alati on selline tunne, et ma ei tea mitte midagi või ma ei tea piisavalt ja alati saab nagu juurde õppida. Et kui ma mõtlen ka Gallupite tugevuse testile, siis õppija või siis see pole minus ka hästi kõrgel, et see annab mulle hästi hea võimaluse ja platvormi koha, kus õppida veel süvitsi seda valdkonda ja avastada seda tegelikult, mida, kui ma enne olin nagu majasisene teenusepakkuja pigem,
oma andmemeeskonnaga, siis täna ma olen sellises rollis, kus ma ikkagi pakun teenust ja mitte ainult majja sisse, vaid väga suurel skaalal, väga rahvusvahelisel skaalal ja väga suurtele organisatsioonidele ja ma saan olla seal siis kas nii-öelda see teenusepakkuja ehk ma siis nii-öelda teostan seda asja või ma saan tegelikult olla ka see konsultant või see teine silmapaar, kes annab nagu hinnanguid, mõtleb kaasa, mis võiks olla parim lahendus. Selles mõttes väga põnev ja lõputu õppimistsükkel, mida ma väga naudin. See ongi üks hea põhjus, miks me sind tahtsime ka kutsuda siia saatesse, et kuna sul on selline väga lai ja ärile toetuv taust ja samas sa oled andmetiime erinevates valdkondades juhtinud, suur osa sinu rollist on ka see, et kuidas, eks ole, võimalikult efektiivselt andmelahendusi tegelikult üles panna. Et IT-s üleüldiselt on juba väga ammusest ajast olnud see taust, et kas tuleks nagu asju ehitada ise, mis nagu üldiselt tehnilistele inimestele väga meeldib. Samas on palju selliseid tööriistu ka olemas, mis tõenäoliselt lahendaksid selline 80-20 sellest probleemist ära. Kui palju, võib-olla, et astuda alguses sammukese tagasi, et kui palju sa veel nendes ärirollides pidid näiteks sellega kokku puutusid või kas see nagu nii-öelda ärirollis on see mingisugune teadlik asi, millele mõeldakse, et kuidas need süsteemid üldse tekivad, kas keegi peaks need ise kirjutama või saame need sisse osta? Ma arvan, et see teadlikkus, IT-teadlikkus on hästi erinev vastavalt organisatsioonile, tema fookustele ja kõigele sellele, et ma oma vastustes baseerun puhtalt enda kogemusele ja enda tunnetusele, kui küps üks teine organisatsioon oli, et kui ma Eestisse tagasi kolisin pea 10 aastat tagasi, siis mul oli võimalus olla üks esimesi töötajaid, nüüdseks vast pea iga teine eestlane võiks teada Foxways, et tegeleb siis kasutatud elektroonika taaskäitlemisega ja ma olin üks esimesi töötajaid seal. Ja ma too hetk võib-olla ei osanud seda hinnata või päris sellisel tasandil mõelda, aga kokku oli saanud terve hunnik väga tarkasid inimesi. Ja oli väga selge, nad olid väga IT-teadlikud, nad olid väga suure kogemuspagasiga ja see otsus oli üpris valutu, et me ehitame ise. Me teame seda turgu, kuhu me siseneme, me teame, mis seal on vaja, mis seal on puudu. Ja me teame, et me peame ise ehitama selleks, et me saaksime võimalikult kiiresti eskaleerida, kasvada ja tekitada sellest meie konkurentsieelise. Ja ma ütlen, et see oli täiesti väga uskumatu kogemus näha, kuidas ühte algsüsteemi ehitatakse majas sees niimoodi, et sul istuvad arendajad, testijad, arhitektid kõrvaltoas. Ükskõik, mida sul ei olnud vaja, sa läksid, istusid, rääkisid, selgitasid, testisime ära ja läks productionisse samal päeval. Et see oli nagu selline hästi, tollel hetkel, nagu ma ütlesin, ma ei osanud seda isegi oodata, et see võiks nüüd olla nagu midagi, mis võib-olla ei ole teistes organisatsioonides norm. Ja see tõesti tegi meil kõik asjad lihtsaks, kõik asjad. Ja kui ma sealt siis edasi ühel hetkel liikusin, siis jõudis mulle kohale see, millest ma hakkasin ilma jääma. Ehk siis ma sain aru, et ma ei taha öelda, et IT-teadlikkus oli madal, et see ei ole kindlasti see väide, mida ma teha tahan, aga fookused olid igal pool laiali. Küll oli vaja fookust hoida müügi peal, küll oli vaja fookust hoida nii-öelda võrgu pool, et võrgu optimeerimised, mastipaigutused, asukohad. Küll siis oli klienditeekonnad, et see fookus oli nagu hästi lai ja kuna tegemist oli ka ikkagi vana organisatsiooniga, pikaaegse 30+ aastat turul olnud organisatsiooniga, siis seda legacy't ehk siis vananenud asju oli tegelikult hästi palju ja neid nuppe oli väga palju. Mis teeb ka muidugi kogu sellise IT-teadlikkuse või IT-arenduse poole ja kogu protsessi tegelikult hästi raskeks või selliseks pikaaegseks venivaks. Ja see oli siis see moment, kus ma sain aru, et millest ma nüüd ilma jäin. Et kui mul muidu olid arendajad siin samas kõrval ja ärianalüütikud siin samas kõrval minu enda majas, käisin nendega lõunaid söömas ja õhtul piljardit mängimas, nüüd mul ei olnud seda enam. Ja kõik oli sellisest build mentaliteedist liikunud buy poole.
ehk siis ostmise poole, et ostame siis midagi, meil on vaja seda, meil on vaja toda, kolmandat, neljandat. Ja lõpuks oli see pilt lihtsalt hästi-hästi kirju ja see, ma arvan jah, selline nagu IT-teadlikkus, et kus hoida see fookus parasjagu, oli hästi heitlik, nagu jahiga merel sõitmine, et vahepeal see Eesti suvel see tuul võib sul puhuda samal tunnil 4 erinevast ilmakaarest. Et ühel hetkel, et okei, nüüd fokusseerime sellele müügiprogrammile, nüüd lähme fokusseerime sellele customer data platvormile ehk siis kliendibaasi platvormile, et kogu aeg midagi muutus, aga kunagi sellise hea tulemuseni ei jõudnud. Ma arvan, et ma nägin mõlemat maailma ära ja mida rohkem ma olin selles monoliitsemas, sellises vanemas keskkonnas, seda rohkem ma sain aru, et okei, ma tahan tagasi. Ma tahan tagasi sinna, kus asjad toetavad kiiresti ja nendesse kohtadesse ja nende inimestega koos töötama, kes saavad aru, miks võib-olla või kus eelistada ise ehitamist. Ja ma arvan, et see on selline mentaliteet, mida väga lihtsalt inimestele ei tule ja selle tõttu ma olen ka väga tänulik oma tänases organisatsioonis, et pigem on, ma ei pea seda võitlust ja tantsu liiga palju, liiga tihti pidama, et kas ehitada või osta. Kui me nüüd paneme selle nagu andmete konteksti, siis nagu ma ütlesin, eelnevad rollid on pigem äriarendus ja tarkvara poole peal, siis andmete kontekst on natukene teine. Et andmete kontekstis, et ikkagi ma julgen väita täna 90+% organisatsioone, neile piisab täna standardne lahendus. Et midagi, mis on juba turu peal olemas, sest lihtsalt see andmeteadlikkus, kui ma ennem rääkisin IT-teadlikkusest ja see on juba kuhugile tasemele tulnud läbi e-riigi ja kõige selle, siis tegelikult andmeteadlikkus on meil väga madal. Isegi kui Euroopa uuringud näitavad, et Eestis on see sihuke okeil tasandil, siis tegelikult, kui sa lähed oma äri vastaspoole juurde, sa saad aru, et okei, mulle meeldib kooli analoogi tuua, et okei, lähme tagasi algkooli keele juurde. Lähme räägime korraks uuesti nendest baasterminitest, baasasjadest. Et jah, võtaks võib-olla selliselt seda lühikest küsimust pika vastusega kokku. Sa ütlesid, et nii-öelda vanemas organisatsioonis on neid asju ostetud ja tegeletakse kord ühega, kord teisega. Et kas see on, et millest see sinu kogemuse järgi tuleneb? Et kas see on nagu hankija teadlikkuse küsimus või on see nii-öelda igapäevase opereerimise või kas see on selle tarkvara mure või see on lihtsalt see, et see keskkond muutub piisavalt, et need 10 aastat tagasi ostetud asjad enam ei suhtle omavahel piisavalt hästi nii-öelda tehnilises mõttes. Ilmselt see on nagu kompott kõigist neist asjadest, aga mis su kogemus selle koha peal on, et mis need põhilisemad asjad on, mida on keeruline muuta? Väga hea küsimus. Ma arvan, et kuulajatele ka, et mu kogemus on pigem nagu suurorganisatsioonidest ja korporatsioonidest, eks ju, et ma võib-olla keskmisele SME-le täna või mees ja koer ettevõttele võib-olla see ei rakendu, aga nagu sa ütlesid ise ka, see ongi kompott mitmest asjast. Et ühelt poolt on see, et kuhu me oma fookuse nagu seame ja kus me seda hoiame. Aga teiselt poolt korporatsioonides on nii palju sõltuv sellest, et mida sul emaettevõte ütleb, et naljaga pooleks, eks ju, et kohe, kui gruppi valitakse uus tegevjuht, siis kui on eelnevalt tsentraliseeritud süsteemid, siis sa tead, et ta teeb otsuse, et detsentraliseerida süsteemi. See on küll natuke naljaga pooleks, aga päris tihti see olukord tuleb ette, eks ju. Et ma arvan, et jah, selliste suurtemate korporatsioonide puhul ongi see, et sa sõltud oma emaettevõttest üksjagu. Sa oled, sealt võtavad kõik nagu omajagu aega, eks ju, siis tulevad kõik need turvalisuse küsimused ja kuluefektiivsuse küsimused. Ma arvan, et see on üks pool. Ja teine pool on see, et ma julgeks öelda, et kõik on kinni inimestes. Kui sul on pika tööstaažiga ja sellise nagu tervikliku mõtte ja maailmaga juhid, kes nagu mõtlevad pikaajaliselt, mitte nad ei mõtle ainult selle peale, et kui kaua nemad pukis on ja mida nad 2 aastaga võiks saavutada.
et ma arvan, et see on selles inimeste valikus ka nagu kinni, et milliste põhimõtetega ta tuleb siis, ütleme näiteks IT-suunda äris juhtima või millesse ta siis ise usub, eks ju, et jah, kombinatsioon mitmest asjast, et mida sulle nagu grupp, organisatsioon ette ütleb, mis nõuded, mis soovid sealt tuleb, millised IT-arhitektuurid ja asjad versus siis see, et kas ma, hästi lihtne on minna nii-öelda operatiivsele tasandile ja jääda sinna toimetama versus see, et kui palju selles rollis on antud ruumi ja mahti mõelda pikaaegsetele ressurssidele, et ma arvan jah, et see on sellise vanema korporatsiooni võlu ja valu ühelt poolt, on ju. Et, aga nagu sa ütlesid, tõesti, see on kombinatsioon mitmest asjast. Ma ise usun, et kui sa inimesena seisad selle eest ja sa oskad seda küsida või oskad tahta, on see siis ehitame ise või ostame ise või muudame midagi, et küll saab. Aga jah, see ongi lihtne mattuda sinna operatiivsesse valdkonda ja eks me ju teame isegi seda, et korporatsioon üritab alati leida sellist head magusat kohta, et mul ei oleks liiga palju inimesi tööl, aga mul ei oleks ka liiga vähe, eks ju. Et siis see on, ma arvan ka, miks nagu startup-indus ja kogu see maailm täna hästi äge on ja miks inimesed sinna tahavadki minna, on see, et seal see suhtumine, mentaliteet on natukene teine, on ju, et sulle antakse selline platvorm, kus kasvada ja eksida ja proovida ja võib-olla antakse sulle natukene rohkem ressursse, et katsetada eksida, versus võib-olla sellises natukene paika loksunumad, soliidsemas nii-öelda settingus. Mul on jätkuküsimus ka, et maailm muutub järjest kiiremini. AI teemad on nüüd järjest rohkem ja ma ühte raamatut lugedes seal nagu rõhutati hästi palju sellele, et oluline ei ole mitte see, et kuidas sa seda tänast mure ära lahendad, vaid see, et kui kohanemisvõimeline see ettevõte on. Ka nagu IT poole pealt ja andmetööriistade poole pealt ja AI võimekuse poole pealt. Ja et kui see tuua nüüd siia konteksti, on ju, et kas mul on siis tööriist, seesama build versus buy, et kas ma siis ise ehitan ringi seda jooksvalt, et kohandada oma ettevõttele või teine variant on see, et mul on tööriistad, mis teevad mingit kindlat tükki ja siis ma aja jooksul vahetan neid tööriistasid välja või siis ma proovin leida mingisugust hästi võimekat tööriista, mis nii-öelda maailmaga koos areneb. Mis su tunnetus selle koha pealt on? Ja see ilmselgelt erineb nagu ettevõtte suurusest ja ressursivõimekusest, aga kuidas sa sellest mõtleks? Tuleme natuke selle juurde tagasi, et kõike saabki teha, eks ju, et sa saadki kõike absoluutselt teha. Kui sa tahad, sa leiad selle ühe suurepärase, sa maksad hästi palju raha tõenäoliselt selle eest, aga ta teeb sul ja sa tead, et sa saad garanteeritult kaasaegne olla. Et kõike saabki teha, aga ma võib-olla ise olen lähtunud rohkem sellest, et mis on see koht, kus mul täna võib tekkida konkurentsieelis, mis mind siis eristab, et mis on nagu see, millega ma suudan kas siis oma inimeste töövooge lihtsustada, automatiseerida või siis konkurentid enda selja taha jätta mingisuguses tegevuses, mingisuguses valdkonnas. Et ma arvan, et võib-olla ma olen sinuga nõus, kohanemisvõime on ilma selleta ärid ei kasvaks ja ei liiguks edasi, et see on nagu hästi-hästi oluline. Aga just see, et kas ma nüüd siis ostan ise või ehitan midagi, ma arvan, et taandub selle peale minu enda kogemusest, et kus mul on konkurentsieelis? Millises, kui me võtamegi näiteks selle suure telekomi ettevõtte, et millega suudan mina täna eristuda? Et kas ma tahan nagu eristuda siin, ma ei tea, näiteks võrgu optimeerimise valdkonnas, ma tean, et mul mingi hügieen seal peab olema niikuinii, aga et kas ma tahan sellega eristuda? Või võtan ma siis näiteks, et kliendibaasi juhtimine on sellistel suurtel organisatsioonidel, kus sul on 500 000 või miljon või isegi rohkem klienti, on nagu hästi oluline, et kas ma tahan eristuda siis nagu kliendibaasi juhtimistööriistade maailmas, et kas see on nagu see koht, kuhu ma oma fookuse panen. Et ma arvan, et selles mõttes see kohanemisvõime ja konkurentsieelis käivad hästi nagu sünergias koos, et sa pead olema suuteline kohanema. Kui sul nüüd konkurent või turg muutub, näiteks ütleb, et meil tuleb turule see, et nemad võtavad innovatsioonikuru augu turu pealt ära ja ütleme, et teine konkurent on meil siis, ma ei tea, klassikaline või stabiilne või turvaline, eks ju, et siis sul peabki olema see kohanemisvõime, et millega siis mina mängin.
kui nüüd turg on muutunud, siis millega mina mängin, et mis on see konkurentsieelis, mis mulle nagu täna loob minu klientidele väärtust, aga samas annab mulle ka siis eelise oma konkurentide ees. Et ma arvan, et tihtilugu võib-olla leitakse ja osatakse argumenteerida, miks me peaksime ise midagi ehitama hästi lihtsalt. Et võtan ka oma praegused kliendi juhtumid, et ma arvan, et need kulud on liiga suured ja mul see läbipaistvus ei meeldi ja tegelikult mulle see disain ka sellele lahendusele ei meeldi, et äkki ma peaks ikkagi ise ehitama, on ju. Hästi lihtne on tulla nagu selleni, et ma olen nii eriline ettevõtlus, ma olen nii eriline, et ma tahan nüüd ehitada täpselt seda, mis mulle meeldib. Aga siis ma tulen tavaliselt oma nende teravate äriküsimustega ja teen väga rahulikud pikad diskussioonid sellel teemal, et kas see annab sulle konkurentsieelise. Kas sa lihtsalt, et isegi kui sa nüüd saad hästi ilusalt disainitud lahenduse endale, hästi intuitiivse, mis see muudab? Mis olukorda see nüüd siin parendab, eks ju? Et ma arvan jah, et see kohanemisvõime peab jääma, aga sa pead ka aru saama sellest, et kus su konkurentsieelis on. Kui sa tead, kus su konkurentsieelis on, okei, siis võtame ja hekseldame lahti, kas ehitada või osta või on midagi juba, piisab ka sellest, et võib-olla sa ostad midagi, mis on täna turu peal olemas, mida konkurendid kas veel ei kasuta või selle ostmise korral ei kasuta täisfunktsionaalsust. Sest ma arvan, et see on ka üks teema, mis paljusid ettevõtteid võib-olla painab, et me ostsime midagi, tal on hästi palju funktsionaalsusi, aga me võib-olla isegi ei tea, kuidas kõiki neid funktsionaalsusi ära kasutada, eks ju, et erinevad uuringudki on ju öelnud, et kas 23% kogu SaaS-i funktsionaalsusest tegelikult kasutatakse, aga makstakse täishinda, eks ju, et noh, see on, läheb natukene sinna valdkonda sisse, aga et ma ütleks jah, kokkuvõtvalt, kas sa päriselt saad aru, kus su konkurentsieelis oleks, kui sa selle oled nagu näpu peale pannud, siis on see koht, kus mõelda, et okei, kas on midagi, mis turu peal täna saab osta või me oleme nii erilised, et me peame seda hakkama ise ehitama. Eks kohanemisvõime arendamine ja säilitamine on ressursimahukas, siis seda tuleb vastavalt nagu mõistlikult suunata, et ei ole mõtet olla kohanemisvõimeline selle koha peal, mis tegelikult ei ole väga oluline vastav ettevõtte jaoks. On sul mingeid näiteid nagu andmemaailma valikutest selle koha peal? Näiteks kliendi use case oli või kliendi näide siis oli selline, kus tal oli siis Navision kasutusel, mis on justkui siis nagu kõige keskus ja Navision tuli siis välja enda nii-öelda BI mooduliga enda lahenduses. Ja see töötas, see oli okei. Aga maru keeruline oli kliendil siis seda enda soovide järgi, mitte üldse palju ei olnud tal soove, aga nagu veidi muuta, kustomiseerida, teha võib-olla selliseid nagu AB teste, et okei, et kui ma nüüd korraks selgiksin seda mõõdikut ja kui ma nüüd siin defineeriks omale üldse täiesti uue mõõdiku, et nad ostsid selle teenuse, kasutasid seda, aga see muutus nagu hästi keeruliseks ja raskeks ja konkreetsele kliendile oligi see, et ma tahan testida, ma tahan proovida, ma tahan olla nagu iga päev hommikul pool tundi, ma tegelengi andmete ise vaatamise ja analüüsimisega ja see küll töötas, ta oli kallis, aga ta ei olnud see, mida ta tahtis. Ehk siis siin oli nagu see hea näide, et tegemist oli siis või on siis nii-öelda e-poe, rahvusvahelise e-poe platvormiga ja ta ütleski, et noh, see töötab, see on maru kallis, aga tead, ma tahaks nagu, et see oleks nagu mulle rohkem kustomiseeritud, see oleks mulle rohkem tehtud, ma saaks sinna neid mõõdikuid rohkem õhku visata ja vaadata, mis siis tuleb. Et seal oli nagu hea näide, kus klient väga selgelt teadis, me arutlesime sellel teemal pikalt, et kas see on sinu konkurentsieelis, mis see sulle annab. Me arutasime isegi ROI välja, et kui nüüd selle tulemuse alusel me saame siit konkurentsieelist just siis turunduse vaatest, et kuhu me seda turunduse kulutusi tegelikult suuname, et siis me jõudsime selleni, et jah, see on meile väärtuslik. Nii et ühe algsüsteemi külge ehitatud analüütika moodulist me läksime siis nii-öelda üle ja ümber, ehk siis võtsime kõik algandmed ikkagi meie kesksesse andmelattu ja ehitasime oma kihid, oma seosed, oma mudelid
ja tegime siis nii-öelda selle nii visualisatsiooni kui ka siis sellise väikese andmekaeve või andmemudeldamise andmeteaduse projekti sinna otsa, et okei, millised segmendid, millised klastrid, kuidas see käitub, kas seal on mingid seosed üldse olemas või mitte, eks ju, et läksime siis seda teed pidi. Et jah, selline põnev näide näiteks ühelt e-poe kliendilt. Ma jäin natukene mõtlema seda, et kas lihtsalt kuulates seda vestlust, et kas natukene ei ole andmemaailmas niimoodi, et me paratamatult justkui peame midagi mõnes mõttes ehitama, et noh, näiteks selle kliendi puhul, okei, seal Navisionil oli nagu mingisugune asi, mida sai sinna peale teha, aga noh, tegelikult see klient ikka pidi seal käsitsi justkui vaatama, et noh, sellist nii-öelda täitsa SaaS tööriista, noh, mingid eksisteerivad võib-olla selliste ETL lahenduste jaoks või midagi, kus sa saad lihtsalt lohistada ja asju riputada, aga tihtipeale ikkagi andmemaailmas on inimene, kes peab nagunii oskama midagi ehitada, et neid andmetorusid ja andmeladusid on mõnes mõttes paratamatult vaja teha. Et see ei olegi otseselt küsimus võib-olla, aga ma ei tea, kas te nagu tajute seda sama või kus üldse see piir läheb, et ma ei ole enne sellele kusjuures mõelnud, kui praegu, kui Külli siin räägib, et siis nagu jäin mõtlema, et tegelikult see on huvitav, et noh, nagu tarkvara lahenduste puhul keegi ei hakka endale Visual Studio Code'i, eks ole, ehitama, on ju, aga nagu andmete puhul justkui see on nagu üks valikutest, et võib-olla me peaks endale ise mingi orkestraatori või midagi ehitama, et Tead, ma ütlen sulle ka, et kogu oma karjääri jooksul ma olen näinud, kuidas see on aina kasvamas trendis, et no kui me lihtsustatult mõtleme, et mida nagu andmelaadu teeb, eks ju, et sul on hunnik mingisuguseid allikaid, ta tuleb kesksesse andmelaatu, kui küpsu andmelaadu on, millised kihid, millised vahekihid sa oled sinna endale teinud, eks ju, millist arhitektuuri sa oled kasutanud ja lõpuks on siis tööriista kasutus, et kas sa siis saadad selle kuhugile, näitad seda kuskile või mis iganes sa ka ei tee. Siis ma näen seda, et see on läbi ajaloo kasvanud, et kõik need algsüsteemid, kus midagi genereerivad sul, et ütlemegi, oled sa siis mobiilioperaator või oled sa siis e-poe omanik või oled sa suur rahvusvaheline pank, et sul on hunnik neid algsüsteeme ja igal algsüsteemil on mingisugune oma analüütikamoodul küljes. Kas ta on siis juba sinna sisse kirjutatud, kas ta on sinna otsa arendatud, sa pead lisarahasid selle eest maksma, et kõik tegelikult teevad seda täna juba. Ja see on nagu selline justkui nagu müügiargument ja see läheb natukene sinna statistikasse kokku, et tegelikult, ma ei mäleta, kas oli 23 või 33% SaaS-i funktsionaalsusest tegelikult kasutatakse. Maksad täishinda, aga ma tegelikult kasutan hästi vähe osa sellest. Et see läheb natuke nagu sinna valdkonda, et teeme nagu hästi hea müügikõne, hästi palju asju lubame kokku, peaasi, et selle kliendi ära saaksime koju kätte ja ta jääb meile maksma. Ja ma näengi täna seda, et ka, et kas AI nüüd võtab meil kuidagi analüütikute rollid või tööd või midagi ära, et ei, kindlasti mitte, sest keegi, ja need on need maagilised andmeinsenerid, analytics engineerid, kuidas need eestikeelsed terminid on, et need on need maagilised inimesed, kes kõikidest algsüsteemidest oskavad midagi keskset kokku ehitada, keskset teha ja see on okei, kui sa ütlemegi näiteks võtad oma lao süsteemi ja sa kasutad lao süsteemis olevat analüütika setup'i, et sa kasutad seal seda, mis lao süsteem sulle endale ette näitab, kuskil läheb punaseks joonekene või mummukene, eks siis sa tead, et sa pead midagi tegema ja siis ta saadab sulle ostujuhile sisendi. See on okei. Kui see lao haldamine ei ole sinu konkurentsieelis, siis see on okei. Andmejärve toome ikka ära, vajadusel aitame sul midagi disainida lisaks, kui midagi on puudu sellest moodulist, see on okei. Aga võib-olla sa tahadki sellest teha nagu endale midagi väga konkurentsieelist. Ehk võib-olla sa tahad teha nii, et kui veebilehel inimesed klikivad sinu tossudel, siis see informatsioon jõuab ka sinu nii-öelda füüsilise lao süsteemi ja see juba teab kontrollida, et kas sul on füüsilises andmelaos piisavalt neid jalanõusid, mida ta just vaatas ja sa vaatad tema möödunud näiteks ostuajalugu või sellele profiilile vastavat asja, et mis värvi ta võiks tahta või mis suurust ja kõike muud taolist. Et siis see on niisugune nagu natukene nagu erilahendusem ja siis sa võib-olla ei saa ainult kasutada enda lao lahenduse sisse ehitatud analüütikamoodulit, vaid siis sa tahad juba hakata midagi rohkemat teha. Aga ma arvan jah, et igal algsüsteemil, mis iganes ta ka ei ole, isegi
Exceli failidega, mis sul on andmelaotu ühendused tehtud, sul võivad olla seal ilusad pivotid ja graafikud olemas. Et las nad jääda, las nad olla ja need töötavad, kui see ei ole sinu konkurentsieelis ja sa ei taha sellest oma konkurentsieelist tekitada. Ja ma tunnen, et see võib tihti lihtsalt väga silodesse meie töö viia, et sul võib-olla see laojuht vaatabki ainult oma lao asju, finantsjuht vaatab ainult oma finantsasju, siis kliendibaasi nii-öelda tegelane vaatab ainult neid asju ja siis on sul turundus, kes vaatab ainult oma mõõdikuid, eks ju. Et mis meil siis äriliselt tegelikult juhtub, on see, et igaüks vaatab oma domeeni sees asju, on okeid oma funktsionaalsusega, mis tema sellel SaaS-i tootel või siis platvormil on, aga kus see keskne osa on, kus mina ärijuhina tean, et kõik asjad tegelikult hästi lähevad, eks ju. Et ma arvan, jah, see igal juhul keskset analüütikat ja sellest asjast me üle ega ümber ei saa ja see on lihtsalt see, et kas sa sellest oskad teha konkurentsieelise endale või mitte, eks ju, kui andmeteadlik sa oled. Aga kas seda konkurentsieelist, ütleme, et sa alustadki uut projekti, täiesti andmeplatvormi ehitamist, et kuidas otsustada, et kas sellest tuleb konkurentsieelis või mitte, sest ei pruugi ju kõike ette teada, et kas on nagu mingisugused nipid või kõhutunnetus, mis suunab nagu sinna, et mida nagu siis peaks ise ehitama, mis võib olla see konkurentsieelis ja mida peaks nagu sisse ostma, et on mingisugused otsustuskohad? Ma toon sellise näite elust enesest, väga, väga, väga piltliku ja lihtsa näite, et oletame, et sul on vaja matkatooli endale osta ja sul on kahte sorti inimesed. Ma tean inimesi, kes teevad väga põhjaliku turu-uuringu, lükkavad protsessi käima, küsivad nõu, valivad seda kõige paremat ja mõtlevad välja, et okei, et mul võiksid olla nagu need ja need nõudmised ja need soovid. Ma võib-olla tahan, et tal oleks see topsihoidja, aga ma tahaks, et topsihoidja oleks mõlemal pool, on. Siis ma tahaks, et tal need jalad oleksid sellised ja seljatugi selline. Ja ma tean neid inimesi ja neid on meie ümber hästi palju. Ma arvan, et iga teine on meil selline. Ja siis on sellised teised inimesed, kes registreerivad selle mõtte enda peas ära, et okei, mul on midagi vaja. Aga selleks, et ma saaks üldse mingisugust sisendi infot selle kohta, ma lähen ostan selle esimese ettejuhtuva ära. Ma lähen testin, ma lähen proovin, ma lähen vaatan. Kas ma üldse kasutan seda? Kui tihti ma kasutan? Kas mul on äkki ladustamisega probleeme? Võib-olla mulle ei meeldi see värv või tekstiil või ta on liiga raske või teda on kehva kokku pakkida. Ma ostan põhimõtteliselt kõige esimese, kõige ettejuhtuma, kõige odavama asja ära ja ma vaatan, mis mul sellest üldse saab. Kas ma hakkan seda kasutama? Ja siis juhtub kaks asja. Kas sa hakkasid kasutama ja sa saad aru, mida sa nüüd päriselt tahad ja sa lähed ostad selle ehitatud versiooni enda jaoks disainitud, eks ju. Ja siis sa tead ka juba, mille alusel neid hinnanguid teha ja anda, eks ju, et topsihoidjad või mitte topsihoidjad või peatugi või mitte peatugi ja mis materjalist on ju. Ja teine lahendus on siis see, et sa saad aru, et mul ei olnudki tegelikult vajast. Ja sinu investeeringu hulk on väike, sinu panus sellesse protsessi on väga tagasihoidlik, sa oled teinud nagu kiire, agiilse otsuse, davai, proovin ja siis lähen edasi. Et ma arvan, et see paralleel kehtib väga suuresti ka ärimaailmas, et me liiga tihti kardame vastu võtta otsuseid, et mis on siis lõpuks see kõige õigem meie jaoks ja me tahame nagu hästi läbi mõelda selle. Aga praeguses ajastus, eriti ka nüüd kogu selle AI tulekuga ja kui kiiresti konkurendid seda implementeerivad, kasutusse võtavad ja mis edusamme nad sellega saavutavad, me peame olema nagu mõtlema natuke lihtsamalt seda asja. Kõigepealt testime ära ja siis otsustame, kas me hakkame seda päriselt kasutama ja siis vaatame edasi. Et ma ütleks, et pikk piltlik vastus sinu küsimusele on see, et lihtsalt tee. Ükskõik, mida sa ka ei tee, lihtsalt tee. Et lihtsalt tee ja testi ja proovi. See ei ole abielu, ei ole nagu majaehitusprotsess, et sa oled nüüd mitmeks aastaks kinni ja lukus. Lihtsalt tee. Ja tee ta väikeste sammudega, katse-eksitusmeetoditega ja ma arvan, et sa jõuad palju õnnelikumasse kohta kui see, kui sa oleksid veetnud 3, 4, 5, vahepeal isegi aasta selleks, et teha enda hankeprotsessi ja leida kõige paremaid asju ja siis
käia eelarvet 10 korda ümber hindamas. Et midagi vahepealset, et eriti nende AI tööriistade abil nendega saab ka ehitada suhteliselt lihtsa vaevaga midagi. Et jah, täitsa nõus, et seal on ka vahepealne variant, et sa võid ehitada midagi väikest, et vaadata, kas see nagu üldse toimib. Ja kui toimib ja tundub, et ei taha rohkem ise ehitada ja midagi on nagu väga täpselt sobivat selle koha jaoks, siis võib ju osta ja juurutada. Täpselt, igal juhul. Ja eks see sõltub ka, on ju ka see, et mis mu nagu siis see kirjaoskus mul siis organisatsioonis parasjagu on, et võib-olla ma tean, et ma ei tea, liidan siin 2 organisatsiooni kokku, et mul ei ole järgmise 2 aasta jooksul isegi nagu võib-olla seda füüsilist ajalist ressurssi ega ka siis rahalist ressurssi sinna panustada, et see annab sulle ka nagu selle paindlikkuse, et sa tõesti ei abiellu justkui millegiga, mis sind pikaks ajaks kinni paneb, et see on see kuldne kesktee ja lõpuks pead ka sellist taju kasutama, et et äri on lõpuks ju kõhutunne, et tunnen, et siit hakkas kriipima, ma nüüd lähen räägin kellegiga ja siis vaatan, mis me siis koos siit välja nagu nuputame, et arvan, et see kuldne kesktee kõlab väga klišeena, aga väga tihti töötab. Ärme mõtle üle. On sul mingid spetsiifilised näited või kriteeriumid välja tuua, mille järgi ära tunda, et nüüd ma lähen kindlasti vales suunas? Nüüd ma lähen kindlasti vales suunas. Et kui sa oled 3 inimesega e-pood ja siis hakkad Salesforce'i ostma, et see võib-olla nagu ei ole õige suund. Ma arvan, et esimene selline ohumärk on see, üks enesekontrolli küsimus on see, et kas ma olen kellegiga rääkinud sellest. Kas ta arvab, et see on loogiline või mitte. Ja ma ei räägi siin seda, et kas ma olen ChatGPT-ga rääkinud, sest seal on ikkagi hallutseneerimist päris palju ja see, et millised teenusepakkujad ja millised lahendused üldse sinna nagu vastustesse jõuavad, see on nagu omaette maailm, ärme sinna isegi mine. Et ma arvan, et kas sa oled kellegiga rääkinud, et keegi, kelles maailmas on, et kas sa oled uurinud, mis ta mõtleks sellest sinu lahendusest, et ma arvan, et see on esimene ohumärk, kui sa ei ole mitte kellegiga rääkinud ja sa lähed raiuma oma teed pidi edasi, et ma julgeks öelda, see võib-olla. Ma mõtlen praktilise näite poolt, ma tahaks ka tuua nagu mingisugust kliendi näidet siia, et kas mul on niimoodi kohe peast võtta. Et jah, näiteks oligi, et me teame, et niisugune huvitav olukord, et jällegi ei taha liiga detaili minna, eks ju, et huvitav olukord oli, et me teame, et siin on meil võimalik saada nagu teenusepakkuja käest, see oli sellise tarkvara pluss riistvara kombinatsioon lahendus, eks ju, mida parasjagu klient kasutas. Et me teame, et meil on riistvara juurutatud ja see tarkvara seal peal kogub ka andmeid ja me teame, et me tegelikult, kui me selle andmestiku kätte saaks, siis mul oleks endal jube põnev. Et ma saaks ka, et tegemist oli siis mastides kasutatavate seadmetega, et kui ma nüüd saaksin sealt nagu kätte selle informatsiooni, et see oleks nii põnev näha, et millal on need kasutusajad ja kes need kõige suuremad on ja et kogu see andmest mul oleks endal nii põnev. Ja ma arvan, et see on see teine selline nagu näide, et kui see on nagu enda sellise lõbu jaoks, siis see on väga põnev. Tee seda, kus sa seda saad, aga mis äriprobleemi see sul siis nagu lahendab? Et kas sa nagu oled välja nuputanud, et kas see selline olukord lahendaks sulle äriprobleemi või mitte, et antud juhul see oli suurest entusiasmist, anti juba eelarved ja asjad ka kliendile ära, et teeme, ostame, panustame, ehitame selle valmis, aga kui siis lõpuks kohale läksin, küsisin, et kuulge, et mis siin äriline võit on, ütleme, et oletame, et me saame sealt sellise andmestiku kätte, et see näitab meile seda, mis me muudame. Tegelikult väga midagi vist ei muudagi, selles mõttes oleks siis põnev teada. Et ma arvan, võib-olla see oleks teine selline pehmem pool sellest, et kas sa teed seda lõbu pärast, et sul oleks siis endal nagu põnev seda vaadata või see tegelikult lahendab sul ka mingisuguse ärilise väljakutse või võimaluse ära. Et Salesforce'i näide ma ütleks ka, et sa pead ikka päris sõge inimene olema ja päris pimestunud Salesforce'ist, kui sa seda teed pidi tahad minna, et jah, kas sa oled kellegiga rääkinud, mis nemad arvavad, vähemalt 3 inimesega võiksid rääkida, kuulata, mis nad su sellest mõttest arvavad ja mida ta sul lahendab. Et
kui need 2 küsimust ei ole head ja autentsed vastused, siis see tavaliselt näitab, et on vaja natukene edasi arutleda kliendiga parimate lahenduste ja meetodite kallal. Mul on jätkuküsimus kohe sama asja kohta täpselt teise külje pealt, et mulle müüakse midagi iga päev. Keegi tuleb, müüb midagi. Ma arvan, teile tuleb ka neid sõnumeid meili peale ja LinkedIn ja muul viisil, et kuidas nagu, kuidas sellega hästi toime tulla? Ja mul on mingisugune harjumus tekkinud, mulle saadatakse connection request'e kuskilt LinkedInis Bulgaariast mingi tarkvara ehitaja poolt. Mul ei ole seda vaja, ma ei võta seda vastu, sellepärast, et siis ma ei pea ei hakkama. Aga kui sulle pakutakse nagu uusi ja uusi tööriistu, mis kogu aeg justkui lahendavad mingit reaalset probleemi, siis kuidas sellega nagu toime tulla või kuidas sa saad aru, et kas sul on praegu piisavalt hästi ja ei peaks seda hakkama vahetama? Tead, ma olen äraütlemata tänulik nendele entusiastidele, kes mulle niimoodi kirjutavad ja väga loovaid kanaleid pidi minuni jõuavad. On see siis LinkedIn või neid loovaid lugusid on veel ja veel, kuidas minuni jõutakse. Et ma olen ääretult tänulik neile, sest see on selline see on üks selline turuanalüüsi, turukraadimise tööriist minu jaoks. Mis ma teen on siis see, et ma võtangi selle 15–30 minutit aega ja ma teen enda uurimustööd selle kohta. Ma lähen loen, guugeldan, täna enam keegi Google'it väga ei kasuta, räägin keelemudelitega. Ja mis mulle meeldib veel teha on see, et see on niisugune huvitav asi, et ta võib-olla sobib mul sellele pangandussektori kliendile, võib-olla ta sobib mul sellele politsei case'ile, et võib-olla ta sobib mul sinna, et see läheb mul selle Saksa kliendi case'iga võib-olla kokku, ja siis ma pöördun juba sellise natuke tehniliselt pädevam inimese juurde, kes mul siis kliendi asjaga toimetab või mul endal võrgustikus on olemas, ütlen, et kuule, mulle tundub, et see lahendab näiteks FinOpsi probleemi väga hästi, kuidas nagu kulusid optimeerida või näiteks, et näed, et siin on MLOpsi väga äge tööriist, mis mulle tundub, et äkki ta vist lahendab seda. Mulle äkki ma siit mingisuguse seose leian ja reaalselt ma võtan 15–30 minutit maksimum selle peale. Ja ma räägin siis oma nii-öelda eksperdiga ka selle läbi ja ekspertidega või küsingi kas siis ühe või mitme inimese arvamust, et kas see läheb siin, kas ma olen nagu samal teel enam, kas see tundub nagu huvitav, kas võiks seda nagu edasi torkida. Ja samamoodi annan neile ette, et kuule, ära kuluta rohkem kui 15 minutit nagu, et see on see, mille me võime võtta nagu turukaardistuseks ja õppimiseks nagu juurde. Ja siis ma saan tavaliselt peegelduse vastu ja millega see asi siis kulmineerub on see, et mina olen saanud turuga rohkem kurssi. Ma tean natukene rohkem turust. Ma tean, et keegi on leidnud mingisuguse valupunkti, ta on seda üritanud lahendada, hoian nüüd sellel valupunktil ka nagu silma peal, et kuidas FinOpside näiteks kuluoptimeerimise pool nagu edasi käitub, mis lahendused, mis tööriistad sinna nagu välja leiutatakse. Ja ma saan teda jälgida. Ma ei lähe temaga kohe nagu hüppama kohe seosesse, kuigi mul on ka selliseid olukordi olnud, et ma leian, et sul on nii äge lahendus, mis sa mulle pakkuma tulid, et ma viin su kohe oma kliendiga kokku, et ma olen ka selliseid koostöömudeleid nagu teinud, kui ma tõesti näen, et läheb, mul on kliendil täpselt seda vaja. Finantssektor on tavaliselt selline, kus täna annab ikkagi väga palju selliseid unikaalseid lahendusi pakkuda. Et selles mõttes ma olen väga tänulik neile, et nad mu poole pöörduvad ja see on üks meetod, mida ma kasutan siis turuanalüüsiks, turukaardistuseks, sest ma ütlen ausalt, et andmemaailmas, olles veel siin üpris värske, siis see on täiesti võimatu, et sa oled kõigega kursis ja sa oled millegi kõige kohta arvamus. Et selles mõttes ma olen hästi tänulik tõesti nendele entusiastidele, kes minuni jõuavad. Mitte, et ma nüüd eeldaks, et kõik hakkavad mulle kohe kirjutama, aga ma olen väga tänulik, et selline hea meetod kaardistamiseks on olemas. Väga äge. Väga äge tõesti. Tõmbame tänaseks otsad kokku. Suur aitäh Külli, et said liituda. Mulle jäi meelde see, et Eesti ettevõtetel vähemasti on targem siis pigem võib-olla esialgu valida sinna ostusuunda, või mis iganes lihtsalt teha mingi otsus, et valida see lihtsam
lihtsam tee, et ma arvan, et see on hea asi, mida siit tänasest kaasa võtta. Aitäh, et said liituda meiega. aitäh. Aitäh kutsumast. Jah, Varsti nägemist. jälle. Tšau. 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 andmed, 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 andmed.